Tervist! Aktuaalne kaamera alustab. Täna uudistes. Olgu. Tere, sõbrad ja huvilised. Tere tulemast jälle siia minu infoturbekööki. Ja räägime jälle siis möödunud nädala uudistest, millest täna juttu tuleb. Kõigepealt huvitavad arengud Jaapanist. Siis Apple parandas ühe üsna kriitilise turvaaugu. Siis tuleb natuke positiivseid sõnumeid Taist. Pikem lugu romantikapettustest AI järgses maailmas. Ja loomulikult ei saa üle ega ümber meie iganädalasest togest. Jääge meiega. Möödunud nädalal olnud valentiinpäevast inspireerituna alustan siis tõsisema looga, tõsisema uudisega, mis räägib sellisest asjast nagu romantikapettused. Pole vist tänapäeval enam ühtegi inimest, kes ei oleks kuulnud, et üksildus on maailmas üsna tõusev ja kasvav probleem. Ja 2022. aastal USAs läbi viidud uuringust selgus, et vaid 39% täiskasvanuist tundis end emotsionaalselt ühendatuna ja seotuna kellegagi. 2020. aastal läbi viidud küsitluses vastas 36% ameeriklastest, et nad tunnevad ennast kas pidevalt või sageli üksildastena. Ja huvitaval kombel kõige üksildasem vanusegrupp oli 33–40 aastased. Neile järgnesid 18–29 aastased ja see minu arvates lõhub üsna selgelt seda müüti, millest nagu, ma ei tea, vähemalt mina arvasin või enamus inimesi, mulle tundub, arvab, et reeglina tunnevad ennast üksildasena eelkõige vanurid ja vanem generatsioon. Aga ilmselgelt see nii ei ole. Ja üllataval või siis mitte nii üllataval kombel tuuakse peamiseks üksilduse põhjuseks eelkõige tehnoloogiat ja ka siis tehnoloogia mõttes sotsiaalmeediat. Jällegi, mõlemad saavad oma olemuselt olla nii positiivsed kui ka negatiivsed. Aga ärme siis kaldu turbeteemast kõrvale, meil on ikkagi infoturbekööginurk. Ja millest siis täna räägin, ongi see, et üksildus kombineeritud kaasaegse tehnoloogiaga ja täna juba väga laialdaselt kättesaadava tehisaruga avab siis ukse petturitele, kes seda üsna suurt ühiskonnagruppi siis enda huvides ära kasutavad. Kuigi kuhugi ei ole täna kadunud ka sellised tavalised telefoni ja netipettused, siis romantikapettused on selline kasvav trend, eelkõige siis tehisaru järgses maailmas, nagu ma mainisin. Kui peavoolumeedia ja sotsiaalteadlased alles teoritiseerivad selle üle, et missugused on siis tänapäeva tehisaru maailmas võimalused pettuste läbiviimiseks ja petturitel siis tehisaru ärakasutamiseks, siis tegelikult turbefirmad ja turbeuudiseid kajastavad meediafirmad väga selgelt juba näevad, et lisaks muudele siis turberünnetele kasutatakse tehisaru väga edukalt ka juba pettuste läbiviimiseks. Muu hulgas kasutatakse tehisaru igasuguste sotsiaalmeedia võltsprofiilide loomiseks, piltide genereerimiseks, e-kirjade ja sõnumite koostamiseks ja viimasel ajal, mis on eriti hirmutav, on ka siis kõnede ja videokõnede genereerimiseks. Et eelmine nädal loodan, et teil oli mahti seda väikest klippi vaadata, kus tööintervjuul oli siis intervjueerija vastas tehisaru poolt genereeritud kuvand. Eriti kurvaks teeb on selline jõhker ja julm taktika, mida kasutatakse, kus siis ohvri meeldivuse ja empaatia suurendamiseks kasutatakse tehisaru poolt genereeritud pilte,
mis meenutavad inimesele siis meie hulgast lahkunud partnerit või abikaasat või elukaaslast. Et see on niisugune äärmiselt küüniline ja õhker lähenemine. Ja siis romantikapettuse puhul ohvriga luuakse usalduslik suhe. Ohver armub üle peakaela ja hakkab siis sellega seoses ebaratsionaalselt käituma. Ja nagu ikka pettuste puhul lõpeb see siis sellega, et ohver saadab siis petturile kas raha või kingitusi ja seejärel siis pettur reeglina kaob. USA-s on viimase 10 jooksul raporteeritud circa 4,5 miljardi dollari ulatuses erinevaid romantika ja usalduspettusega seotud kahjusid. Nendest siis viimase 5 aasta jooksul iga aasta circa 600 miljonit ning Covidi tippajal 2021. aastal oli see suisa 1 miljard dollarit aastas. Nagu kõigi usalduspettuse meetodite ja liikide puhul, nii ka romantikapettuse puhul inimesed avalikult neist väga ei räägi. Need inimesed, kes siis on pettesel moel saanud, et avalikkuse ette jõuab vaid sihuke piisakene kõigist nendest juhtumitest. Ja põhjuseks eelkõige häbitunne, hirm avalikkuse ees häbistatud saada oma kergeusklikkuse tõttu. Ja see hirm ja see häbitunne on üsna suured motivaatorid selliseid asju enesesse hoidmaks. Aga nüüd, kust see uudis üldse pihta hakkas või kus see uudis siia minuni jõudis, oli see, et turbefirma McAfee avalikustas möödunud nädalal raporti, mis maalib siis sedalaadi romantikapettustest üsna sellise musta pildi. Nimelt 26% selle raporti koostamisel läbi viidud küsitlustes osalenutest vastas, et kas siis nende endiga või siis nad teavad kedagi, kelle puhul on siis üritatud kontakti saada päris inimest teeskleva AI või siis tehisaru boti poolt. Ja suisa 76% vastanutest uskus või usub, et tehisaru abil suudavad petturid väga edukalt nende puhul romantilist suhet teeselda ja siis ohvriga ka finantsiliselt ja emotsionaalselt manipuleerida. Raportis on ka välja toodud konkreetsed juhtumid, mis siis kirjeldavad seda, kuidas inimesed on selliste pettuste ohvriks langenud, kuidas siis petturil õnnestus raha välja petta ja kui palju nad selle episoodi jooksul siis või episoodi kaudu kaotasid. Mida rohkem inimesed sellest räägiks, seda rohkem inimesi oleks ka sellistest asjadest teadlikud ja oskaks ennast kaitsta. Aga siis kuidas peaks inimene oskama ära tunda sellist romantikapettust? Selline talupojamõistus ütleb, et kui asi tundub liiga ilus, et olla tõsi, siis reeglina ta ongi liiga ilus ja ei ole tõsi. Et kui ikkagi teisel pool inimene tundub perfektne ja ideaalselt sobiv, siis see võiks juba üht-teist panna nagu mõtet liikuma. Siis kuna reeglina selliseid romantikapettusi viivad läbi mitu petturit korraga ühe inimese puhul, siis võib tekkida vasturääkivusi faktides ja see on niisugune hästi tugev signaal, mida tähele tuleks panna. Siis survestamine ja kiirustamine, need on sellised klassikalised usalduspettuse või siis social engineering'u tööriistad. Näiteks kui küsitakse personaalset infot ja ise keeldutakse seda infot jagamast ja samas põigeldakse kontaktidest ja võib-olla kui survestatakse seda kontakti looma nüüd siis väljaspool seda sotsiaalmeedia või seda platvormi, kus see tutvus nagu loodi, et soovitakse liikuda vestlusega WhatsAppi või Telegrammi näiteks. Keeldutakse videokõnedest näiteks ja kui videokõne isegi tehakse, siis kindlasti tuleks jälgida märke, näiteks täna veel selline tehisaru poolt genereeritud kuvand püsib üsna staatilisena ja reeglina istuvas asendis, et ta ei liigu. Et kui nüüd paluda sellel inimesel
videopildis kaamera ees liikuda või lülitada välja see nii-öelda see tausta hägustamine või tõsta kas või lihtsalt käsi näo ette, siis sellised meetodid on üsna efektiivsed tehisaru tuvastamiseks. Siis kindlasti mõtle üldse, et mis infot sa enda kohta internetis või sotsiaalmeedias jagad. Et kui sa ikkagi mingit kontot näiteks enam üldse ei kasuta, siis pane see konto kinni, kustuta ära, et ära jäta neid asju kuhugi niisama ripakile. Kindlasti tasub olla natukene skeptilisem, selline piisake paranoiat või piisake skeptilisust tuleb alati minu arvates kasuks. Ja kõige olulisem, kui sa ikkagi kedagi päris elus või reaalselt kohanud ei ole ja sa ei tea sellest inimesest nagu päriselt mitte midagi, siis ära saada talle ei raha ega kingitusi. Sellised näpunäited siis, kuidas käituda petturitega. Liigume järgmiste uudiste juurde. Nagu mainisin, siis Apple parandas oma viimase turbe uuendusega iPhone'idel ja iPadidel ühe turvaaugu, mida kasutati üsna keeruka ründe jaoks ja seda siis väga spetsiifiliselt sihitud ohvrite pihta. Ehk et reeglina sellisel tavainimesel selle augu puhul midagi karta ei ole tarvis. Et eelkõige pidi olema siis ründajal ligipääs füüsiliselt sellele seadmele, pidi olema või peavad olema ka piisavad oskused ja siis vajalikud tarkvaralised tööriistad. Aga igal juhul regulaarne tarkvarauuenduste laadimine on anyway hea praktika ja soovitatav. Et kui sa ei ole oma telefoni või iPadi või arvuti tarkvara viimasel ajal uuendanud, siis tee seda kindlasti. Kõigile mänguritele selline uudis, et Steam'i veebipoes oli tasuta allalaadimiseks selline huvitava nimega, sobiva nimega mäng nagu Pirate FI, mis sisaldas endas ka sellist toredat infot varastavat pahavara. Mäng ise oli allalaetav umbes nädala jagu 6.–12. veebruarini ja selle mängu allalaadimise võimalust kasutas ära circa 1500 inimest. Steam nüüd siis saadab kõigile mängijatele, kes selle mängu endale alla laadsid, saadab teavitusi, kus huvitaval kombel muuhulgas soovitatakse teha ka näiteks Windowsile puhas install, kui vähegi võimalik. Ja kus inimene ei ole oma rakendustes sisse lülitanud veel mitmetasandilist autentimist, siis kindlasti see igal pool sisse lülitada ja oma arvutisse panna ka kaasaegne ja uuendatud viirustõrje tarkvara, mis jällegi oma olemuselt väga mõistlikud soovitused ja igal enda küberhügieenist hoolival inimesel võiksid need sammud juba olla tehtud. Siis järgmine uudis tuleb kaugelt Jaapanist. Selline huvitav olukord Jaapanis nimelt, et valitsuskabinet arutas seadust, mis annaks Jaapanile õiguse liikuda passiivküberkaitsest aktiivkaitsesse. Ehk siis, et Jaapanil oleks õigus anda ennetav küberlöök oma kriitilise infrastruktuuri kaitseks. Põhjuseks toodi asjaolu, et Jaapani infrastruktuur on pidevalt iga päev rünnakute all. Ja samas Jaapani põhiseadus lubab vaid minimaalset enesekaitsevõimekust nii küberruumis kui ka siis füüsilises ruumis. Ja seda jõudu või enesekaitsevõimekust on lubatud kasutada vaid otsese ja kohese ohu korral. Ehk et see oleks siis põhimõtteliselt liikumine siis Jaapani seniselt paradigmalt täiesti uuele lähenemisele. Positiivseid uudiseid Taist. Tai politsei nimelt arreteeris 4 Euroopa häkkerit, keda otsisid taga nii Šveitsi kui USA võimuorganid. Reid viidi läbi 4 asukohas Phuketis, konfiskeeriti muuhulgas suur kogus arvuteid, nutitelefone, digirahakotte ja muud sellist. Miks neid üldse taga hakati otsima, oli nimelt see, et need häkkerid ründasid 17 erinevat Šveitsi ettevõtet ja tekitasid kahju umbes 16 miljoni dollari ulatuses. Ja lõpetuseks meie iganädalane toge, et kes soovib teada, mis see
Doge või DOGE on, siis eelmistes videotes ma sellest põgusalt rääkisin, täna sinna rohkem ei süübi. Aga möödunud nädala kurioosne juhtum Dogega seoses. Nimelt oli Doge enda veebileht väga kiiresti kokku klopsitud ja ei asunud valitsusserverites, vaid kasutas sellist pilveteenust nagu Cloudflare ja nende rakenduse majutust Cloudflare Workerid. Ja andmebaas, mis seda veebi siis jooksutas, oli kõigile loetav, kes viitsisid selle nii-öelda üles otsida. Ja see oli ka kõigile muudetav. Ehk et need inimesed, kes selle üles viitsisid otsida, need siis kasutasid võimalust ja panid sinna Doge veebilehele huvitavaid väljaütlemisi. Ja mis omakorda teeb siis päris paljud üle ookeani olevad inimesed murelikuks, et kuidas küll suudab organisatsioon, kellele president on ootamatult ja ennekuulmatult andnud ligipääsu väga suurele hulgale sensitiivsetele andmetele, et kuidas see organisatsioon suudab tagada nende samade andmete turvalisuse ja privaatsuse, kui nad ei suuda isegi oma veebilehte turvata. Paneb mõtlema. Aga see oli tänaseks kõik. Kohtume, ma arvan, et jälle nädala pärast. Tšau!